naiste liider 24. Rakvere rattamaraton võitjana Grete Steinburg. Tere tulemast tagasi ja palju õnne! Grete Steinburg, palju õnne! 24. Rakvere rattamaratoni naiste üldvõit on sinu. Ja aitäh, suur tänu! Täna oli Rakvere maraton oma headuses, ei pääsenud keegi siit puhta nahaga, porised näod, porised riided, porised rattad. Kuidas sulle tänane sõit tundus? Ja minu meelest Rakvere on äge alati, kui on mudane, see muda teeb isegi seda rada veel ägedamaks, et minule väga meeldis ja tegelikult ma ütleks isegi, ma kartsin hullemat, tegelikult põhimõtteliselt kõik oli sõidetav täna, et ma mäletan, et ma olen siin ikka jalutanud ka Rakveres, kui on vihma tulnud, aga täna oli täiesti okei, et päris kõvasti oli ära kuivanud, et ei olnud midagi hullu. Et lätlanna ju tegelikult terve sõidu ulatuses niisuguse minuti-2 minuti jagusust maas oli, et olid sa nagu teadlik, kus maal ta on, kontrollisid see olukorda, oli sul kõik nagu selles suhtes teada ja kõik sujus ilusti? Ja mingil lõigul teda nägin isegi singlil, kus me seal tegime ühe pauna ja siis ma nägin, et ta on umbes selline minut-poolteist taga. Kusjuures mind üllatas see, et ma tõesti alguses ju tegelikult kukkusin ja ma kaotsin, ma arvan, seal päris palju aega, et keegi mind nagu kätte ei saanud alguses juba. Ja ma arvan, jah, ma sõitsin suhteliselt pärast ikkagi peale seda kukkumist kindla peale ja lootsin endal lihtsalt mingi seltskonna leida, kellega siis lõpuni tulla. Aga võtta tänane päev kokku, et selline kuum suveilm Eestis, see suvi on ikkagi tegelikult, võib öelda, et harukordne, et kuidas sinul, et mehed kõik kurdavad, et jalad läksid krampi, kas sul ka mõni kramp kuskilt näpistama hakkas? No ma tulin just Itaaliast, kus mul oli iga päev, ma sõitsin ühte tuuri ja iga päev oli selline 35+, et mul ei ole kunagi sellise kuumuse vastu väga midagi olnud, et pigem mulle just meeldib, pigem las olla selline kuum ja mõnus ilm, kui et peab külvetama värisema kuskil rajal, et väga mõnus oli. Mind see kuumus absoluutselt ei häirinud. Igal juhul üks maraton jälle võidukalt tehtud. Kuidas nüüd hooaeg edasi on sinu jaoks? Et varem sa ütlesid, et Rakkes sa ei sõida, kas midagi on muutunud? Ei, praeguse seisuga ei ole midagi muutunud, et ma Rakkes ikkagi ei sõida ja tõenäoliselt Tallinnas ka, et see tõenäoliselt oli mul viimane, kuigi tegelikult mul ei olnud esialgselt ka Rakvere plaanis, aga tegin sellise üllatusvisiidi nii-öelda, et plaanid veidi muutusid ja sain ikkagi täna siin oma kodulinnas stardis olla. Igal juhul, Grete, palju õnne sulle ja näeme jälle! Suur tänu, aitäh!